16. sajandil toimusid Euroopas suured muutused kirikus ja ka muusikas. Selle kõige käivitas reformatsioon, mille algatajaks oli Martin Luther. Ta oli munk ja teoloog, kes tahtis katoliku kirikut uuendada ning muuta selle inimestele lähedasemaks. Lutheri jaoks ei olnud kirik ainult suur ja range institutsioon, vaid paik, kus inimesed pidid ise aktiivselt osalema. Üks olulisemaid muudatusi puudutas muusikat. Luther pidas väga tähtsaks, et kogudus saaks Jumala teenistusel ise laulda, mitte ainult kuulata koori või vaimulikke. Tema arvates andis ühine laulmine inimestele tugevama usu ja kogukonna tunde. Selleks kirjutas ta uusi vaimulikke laule, aga kasutas ka tuntud meloodiaid, et inimestel oleks lihtne kaasa laulda. Näiteks võttis ta mõnikord rahvalaulu viisi ja pani sellele uue vaimuliku teksti. Üks tuntumaid tema kirjutatud laule on Ein feste Burg ist unser Gott ehk üks kindel linn ja varjupaik. Seda peeti lausa reformatsiooni hümniks. Sellest kujuneski välja luterlik koraal. Koraali tunnuseks oli lihtne meloodia ja korduvad salmid, mis jäid hästi meelde. Alguses lauldi neid koraale ilma saateta. Inimesed lihtsalt laulsid üheskoos, kuid hiljem hakati kasutama ka oreleid ja koore. Näiteks kujunes tavaks, et suuremates kirikutes saatis kogudust orel. Väiksemates lauldi koraale hoopis a cappella. Koraal muutus nii tähtsaks, et sellest kasvas välja terve protestantlik muusikakultuur. Katoliku kirik ei jäänud aga pealtvaatajaks. Kui reformatsioon kiriku autoriteeti nõrgendas, kutsuti kokku Trento kirikukogu, kus arutati, kuidas kirikut uuendada ja tugevdada. Seal otsustati, et ka muusikat tuleb muuta. Laulud pidid olema lihtsamad ja tekst arusaadavam, et inimesed mõistaksid Jumala teenistuse sõnumit. Oluliseks eeskujuks sai helilooja Giovanni Pierluigi de Palestrina. Tema muusikat iseloomustavad selgus, tasakaal ja kindel kord. Näiteks tema Missa Papae Marcelli tõi hästi esile, kuidas ka mitmehäälses koorilaulus jäi tekst arusaadavaks. Kui ühes laulus laulis 6 või isegi rohkem häält korraga, oli ikka võimalik kuulda, millest sõnad räägivad. Just see tegi Palestrina stiili kiriku jaoks ideaalseks. Kokkuvõttes võib öelda, et reformatsioon tõi kiriku muusikasse palju uusi ideid. Protestantlikus kirikus sündis koraal, lihtne ja rahvale lähedane laul. Katoliku kirikus kinnistus aga Palestrina stiil, mis rõhutas selget ja arusaadavat teksti. Mõlemal juhul oli eesmärk sama, muuta muusika inimestele lähedasemaks ja arusaadavamaks, et see toetaks usuelu ja koguduse ühist osalemist.